jah, ei tule. Et mina olen see õnnetu inimene, kes ei ole käinud. Et ja ma olen olnud hõivatud näitleja, et ei ole aega olnud. Mina olen käinud Pärnus koolis ja Koidula koolis ja siis tegin vahelüppe, õppisin kettrajaks Sindi kutsekeskkoolis. Noh, protestiks. Mõtlesin, ketraja, äge, naistekool, lahe. See oli veel selline tore kool, et seal maksti raha peale, kui seal käia. Rublasid. Aga jah, mul on ainult olnud teatrikooli kursa kokkutulek, seal ma olen ainukesena käinud. See oli teatrikooli lõpus 20 aastat juba, issand jumal, aga siis põhimõtteliselt toimus sama. Ei jõudnud mitu päeva koju sealt. Meil on olnud kooli kokkutulekuid, kus ma käisin siis, kui ma juba olin näitlejana televiisorist tuntuks saanud ja siis mind paluti seal kõnet pidada ja rääkida oma tööst ja siis ma tekkis nagu rohkem suhet selle oma vana kooliga. Aga klassi kokkutulekut ei olegi meil olnud. Aga kui keegi korraldaks, siis oleks vist äkki vahva tõesti. Ma lõpetasin 2014. aastal Tallinna 21. kooli ja siis läksin ülikooli Tartusse ja õppisin ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Mulle meeldis üks pilt inglise keeles, et mis oli su kõige lemmikum keskkooli mälestus ja vastus oli lahkumine, siis minu jaoks oli ka kõige ilusam mälestus keskkoolist just see lahkumise päev. Ma ei olnud suur keskkooli fänn ja klassi kokkutulekule ma ei tea, mis ma siin ära kaotaksin küll. Mõningate sõpradega olen kokku saanud, aga mitte sellised suured üritused, kus kõik saavad kokku, et näidata, kuhu nad on nüüd jõudu. Mul pole vaja näidata, nad saavad meediast niikuinii lugeda. Kui kujutan ette, mul on vaba laupäeva õhtu, olgu see aastas kord või aastas 3 aasta või olgu see kord 3 aasta jooksul, ma ikkagi leian tegevuse, mis on meeldivam, kui minna inimestega kohtuma, kes mulle eriti ei meeldinud ja kellele ka mina ei meeldinud, seega kõik võitsid. Ma siiani vist ei suhtlema klassist väga mitte kellegagi. Jah, neid on vist meil 2 või rohkem kordi toimunud, aga ma olen 2 käinud. Aga midagi nii pöörast, nagu meil siin juhtub, ei ole kordagi meil õnnestunud korraldada. No ma arvan, et võiks hakka mööda seda põhjarannikut edasi kütma ja kuni Narvani välja. Mina ei tea, minu jaoks on see nagu maailma lõpp, aga noh, maailma lõpp siis või Eesti lõpp, et see on see Vasknarva. Mulle õudselt meeldib sinna see pikk tee, kus on väga vähe asustust ümberringi, sa sõidad ja sõidad 30-40 kilomeetrit, sul ei ole mitte midagi ja siis sa jõuad sinna sihtpunkti, kus on ilus kirik, ka ikka klooster. Ja põhimõtteliselt seal tee lõpeb edasi ei saa. Noh, maailma lõpus järsku paistsid kuldsed sibulkuplid ja müüri peal oli keegi sodi no future. Ei tulevikule. Ja siis sealt teed edasi lähes, nagu tripp iseendasse. Sakarand ja Sakaranna need keertrepid on mulle meenutavad ilusaid eluhetki ja siia võiks tulla igal suvel või? Tahaks näha seda kurikuulsat vanglat, kus Eesti paljud kriminaaltegelased, kuidas nad elavad. Ma ei kujuta ette, kui suur on see maa-ala, kuidas see traataed seda ümbritseb, et ma tahaks seda oma silmaga näha. Ma nägin ka Narva linnust, väga ilus, ma olen alati suur linnuse fänn, aga ma just tahaks näha seda oma sõbra töökohta, kui kitsad ikkagi on need koridorid, kus on need söögiruumid. Ma tean, et sinna vist tavakodanik ei lubata, aga kas või väljas tahaks näha. No Narva-Jõesuusse ma läheksin hea meelega suvitama. Lesima absoluutselt.